Tere kallis kuulaja, minu nimi on Maigi Varusk ja mina olen Alla Vinitšenko. ning sa kuulad raadiot Roosa Raadio. Haara kohvitass ja tule õpetajate tuppa. Tänases saates tuleb juttu õnnest ja tööle tulemise rõõmust. Ning samuti seame endale eesmärke, et mil moel ja kuidas me seda õnne ja rõõmu endas hoida saame. Ilusat tarkusepäeva sulle! Kaunis tarkusepäeva sulle ka! Täna on 1. september, mis tunne sul on? Kõik on loodetavasti uus ja parem ja ilusam. Jah, aga ma tahaks su käest täna küsida seoses meie teemaga, et kas sa oled koolis rohkem nutnud või naernud? Õpilase või õpetajana? Õpetajana ja tegelikult ka õpilasena. Pigem ikka rohkem naernud ja südamest. Ja mina ka. Aga kas sa mäletad oma esimest korda, kui sa nutsid? Koolis? Jah. Jaa, aga see ei olnud nagu seotud üldse õppetööga, vaid sellega, et mul kadus kõrvarõngas ära. Leidsid üles või? Ei, ja sellepärast ma olingi õnne, et mul oli kõigest mõned päevad need kõrvaaugud vist kõrvas olnud ja siis see kadus ära ja ma olin ikka nii kurb ja õnnetu. Mõtle, sellest on, ma ei hakka ütlema mitu aastat möödas, aga ma ikka mäletan seda. Ma mäletan oma esimest nutmist, kui ma läksin gümnaasiumisse, nagu see oleks eile olnud, ma sain inglise keele kontrolltöö 3. See oli mu esimene 3 vist. Kas sa olid ette valmistunud? Jaa, aga ma ei tea, ma olin nii endast väljas, et ma palusin välja ja istusin lihtsalt maha ja nutsin lahinal. Aga praegu ma mõtlen nagu tagantjärgi, kui mõttetu see oli. Aga sel ajal nagu... Oli see piisavalt kurb? See rikkus ma arvan, koolipäeva rääkimata nädala ära vist. Jah. Et sellest koolirõõmust on nii palju räägitud ja on vastakad tunded minu sees. Kuidas sul on? Jah, koolirõõm, ma ei tea... Väga paljud, ma arvan ka meie kolleegid ja meie tuttavad võtavad koolirõõmu midagi iseenesest mõistetavana. Aga mulle näib, et järjest rohkem tuleb tänapäeva ühiskonnas sellele nagu mõelda. Kas sa oled mõelnud, et kes nagu vastutab selle eest? See on hea küsimus, et kas koolis peab õpetaja olema see kloun ja žongleerima seal klassi ees ja oma õppetegevusega motiveerima kogu aeg. Ma leian, et see ei ole ka päris õige, sest kes vastutab õpetaja koolirõõmu eest? Ma ei tea üldse, kuidas nagu rõõm või õnn või kuidas sa nagu defineerid seda? No mina võtaks seda, et sa tunned ennast seal keskkonnas hästi ja sa tuled sinna, kas just iga päev hea meelega, aga enamus ajas sa viibid ja tuled hea meelega tööle või kooli sinna keskkonda. No ma arvan, et üks osa on see, et sa saad nagu seda ise muuta õpetajana või töölisena, kui me räägime sellest. Aga ma mõtlen just õpilaste seisukohast. Et kui sul on nagu, ütleme, kopp ees, sa enam ei taha, sul enam ei meeldi, sa võid õpetajana nagu lahkuda asutusest, eks ju. Ja õpilane, et kas õpilane saab nii lihtsalt vahetada või? Jah. No sõltub, kus ta elab. Kui see on ainuke õppeasutus tema kodukandis, siis on see väga komplitseeritud ju. Et kas on buss või on rong, mis teda viib kaugemale, aga linnas võib olla vähem ja kui palju märkavad üldse seda või üks asi on ka märkamine, teine asi on ka teadvustamine, et õpilane, laps on mingis õppeasutuses õnnetu. Tal ei ole kooli rõõmu, õppeasutuse rõõmu. Üks asi on see teadmine, teine on see teadvustamine. Et, pisendatakse ju. Mis seal ikka? Varsti on kõik läbi. Varsti on kevad, varsti on vaheaeg. Jah. No ma arvan, et see käib üles ja alla. Jah, ma arvan ka. Et ma tean, et sa lugesid ühte väga huvitavat uuringut. Ja, see on ju meie enda koolikasvandik, Matilda Mäki, kelle loovtöö sai ka vabariiklikult eripreemia laureaatiks, eks ju, ja tema seal käsitleb väga põnevalt läheneb ta
et ajendatud on tema uuring ühest suve siis sellisest laagrist, kus ta käis Inglismaal ja tõepoolest ta viis siis küsitluse läbi 10–19 aastaste seas ja võrdleb need tulemused siis 3 konkreetse kas psühholoogi või nagu siis selle asjatundjaga ja kui palju nad siis vastavad sinna. Tõesti, et kui sa mõtled, et tegemist on põhikooli õpilasega, eks ju, kes nüüd siseneb küll gümnaasiumisse, et mis tema mõtles või mille peale tema tuli, et väga vinge ja olen aus, ma peaks sealt tulnud tulemustest natuke šnitti võtma sellel õppeaastal, sest Matilda töös tuleb väga hästi välja, et mis asi see õnn on ja kuidas see tekib ja kuidas see haihtub. Vähemalt selles, et see õnn, milles me viibime, see on justkui seisund. Ja see on 2 liiki, eks ju, kas lühiajaline või pikaajaline. Et kas me tahame sellist hetkelist, korraks rõõmu hetke, mida me saame näiteks, kui keegi meile annab komplimendi või annab meile, ma ei tea, šokolaadi, just, see on ka tema enda tööst nii välja toodud, või siis pikaajaline. See pikaajaline on siis sügavam pikaajaline õnnetunne, põhimõtteliselt selle me saame siis, kui me kedagi aitame või saavutame endale seatud eesmärki. Ja siis väga kihvt oli ka see, mis tema töös välja tuli, mida ma võiks nagu ka, mitte võiks, vaid ma kohe proovingi, et tema toob välja ka seda, et kui me näiteks anname õpilastele tagasiside vaatamata ainele, et kui me toome välja need nagu õnnestumised ja lihvimist vajavad kohti, näiteks sa ütled õpilasele või ka kolleegile, miks mitte 3 nagu positiivset asja tema töös anna tagasisides, aga see 4 on negatiivne, siis inimese aju on niiviisi projekteeritud, et talle jääb see negatiivne kumisema. See, et teda tunnustati alguses, see jääb nagu tahafoonile ja ta mäletab seda, mis oli nagu see kriitika. Sest see tekitas temas võib-olla tugevamat emotsiooni. Või? Just, et siis ongi nüüd, kas sa mõtled hästi läbi, kuidas sa annad kriitika, konstruktiivse kriitika tegelikult on ju, või siis ma ei teagi, mina ise prooviks, koolis ikka sa annad ka sellist negatiivset, tood välja, mis oli nagu arendamist vajav koht on ju, siis ma võib-olla pigem alustaks negatiivsest ja lõpetaks kindlasti positiivse noodiga. See oli hästi huvitav. Ja 3. see punkt oli, mis oli väga kihvt tegelikult, kui järele mõelda, see ongi nii, aga igapäevaselt sa selle peale ei mõtle, ongi see, et enne õnnelikuks saamist pead olema tänulik. Inimene, kelles valitseb tänutunne, tänulikkus, siis sa saad alles sinna õnnestaadiumisse. Aga kuidas me loome sellise keskkonna, kus need asjad on? See on nagu üleüldiselt õnn, aga ma võtaks korra siin, et õpilase seisukohast, mis mul nagu kumisema on jäänud, on see, et nagu sa nimetasid ka, et kas me peame need kloonid olema ja kas ma arvan, et koolis, kui me räägime mitte need sotsiaalsed aspektid, vaid lihtsalt see õppimine, see õnn või see rõõm tuleb siis, kui sa oled enne midagi rasket teinud. Kas sa oled muga nõus või? Sa mõtled nagu see, et kui sul on see hetk või? Jah, et see ei saa tulla lihtsalt. See ei saa tulla see peab olema pingutus. Ja pingutuse auhind on see võib heureka või selline lühiajaline. Et mulle tundubki see, et kõik on fun ja... Aga see ongi see lühiajaline, see kestab natukene, et sul peabki kogu aeg siis orienteerutud funile olema, aga see on ju väga raske. Ei siis see õpilase emotsioon käib ka lakke üles-alla ja nagu ta oleks, kujutad ette ise, kui sa lähed kooli, ma olen mõelnud selle peale, sa lähed kooli ja iga jumala tund sul on 7 tundi ja kõik tunnid on siuksed, kus sul on nagu mega huvitav ja ei saa olla.
ja sul on nagu vau, teeme veel, sa pead seal kargama, hüppama, möllama. No kuulge, ei. eestlastele eriti. No siis ongi teprekas seal, on ju. Jah. Et tegelikult see koolirõõm või see, et kooli minnakse nagu hea meelega, ma arvan, et see ongi siuke segu nagu mitmest asjast. Ja mis on hästi huvitav on see, et osades koolides Euroopas ja ka Austraalias on juba tunniplaanis selline aine. Algus on see saanud Aasiast, eks ju? Jah. Jah, selles suhtes, et Kesk-Aasias ju õpilased on vist üldse kõige õnnelikumad maailmas, eks ole. Aga seal, eks sakslased näiteks on selle üle võtnud, nad proovivad seda praktikat nagu teha ja see õnn on siis iga nädal, on see tunniplaanis. Ongi tund õnn? Jah. Soo. Ongi tunni nimi on õnn. Jumala lahe, ma läheks jumala hea meelega sinna. Ma ei tea. Aga üks asi, mis seal tehti, mille peale kõik kuulajad võiksid ka mõelda, kas teie oleksite valmis klassi kollektiivis, siis proovitakse seda ühtlustunnet kasvatada läbi selle, et tehakse sellist harjutust nagu stage diving ehk see nagu rock-kontsertil. Selge ees hüppad rahvamassi või kukud. Kukud, jah. Tegelikult sa vist võid hüpata ka. Et kas nad püüavad su kinni? Ikka. See on usaldus? See on usaldus, jaa. Nad näitasid, kuidas nad seda teevad. Aga oota, kas põhimõtteliselt need, kes tähendab see, kes langeb seal, eks ju, kas tema nagu usaldab, on ju? Aga need siis, kes püüavad, mis seal väljendub? Nemad teavad, et nad on tema nagu seljatagune, et nad ja nemad ja pärast see üks, kes seal all oli, see läheb üles. Just. Oi, kui põnev. Et see oli nagu väga lahe ülesanne. Maigi, kas sa prooviks? Jaa. Huvitav, mitu tundi eelneb sellele siis divingule, eks ju? Ma ei tea, ma ei saanud seda teada, aga see oleks väga lahe asi, nii et proovi ära. Õpilastega näiteks. Kas õpilased püüavad su kinni alla? Ma täna ja homme seda kindlasti veel ei katseta. Mõtle, kui lähed 1. septembri klassiõtaja tundi, et kuulge, me hakkame stage divingut tegema, mina ronin laua peale, teie püüate mu kinni. Ma arvan, et nad nagu ehmuvad ära, hüppavad kõik kõrvale, vaata. Aga võt selline asi, et see oli nagu see, mida tehakse nagu teadlikult. Kui efektiivne see lõppkokkuvõttes on ja kui suurt rolli see nagu muudab. Ma arvan, see on ainult üks aspekt, et sellega nagu koolirõõmu ei tõsta. Aga see on üks faktoritest. Mina näiteks leidsin OECD PISA siis uuringu, ongi heaolu uuring, mis sai valmis aastal 2015 ja seal oli nagu, ma ise otsisin neid parameetreid, millega nagu mõõdetakse, eks ju. Me vahemaid mõõdame kilomeetrites, meetrites, aga kuidas sa saad koolirõõmu mõõta? Ja sealt uuringust ma sain natuke inspiratsiooni, et mida üldse uuritakse või hinnatakse koolirõõmu nagu uurimisel. Ja seal olid sellised aspektid nagu õpilase rahulolu eluga, et nende kaasatavus koolis, et kas nad on kaasatud, siis koolitööga seotud hirmusid uuriti, et ka, ja üks oli veel, et kas tal on motivatsioon midagi saavutada koolis. Seal oli veel, eks ju, osasid asju, siis sotsiaalne elu on ju, sinna alla läheb kius nii kaasõpilastelt kui ka õpetajalt, eks ju, siis vanemad ja kodukeskkonda hinnati, ja ka väga huvitav, mulle meeldis see, et kas vanemad on huvitatud oma lapse koolitööst. Et mida rohkem on, seda õnnelikum. Aga ma arvan, seal on piir ka. No just, et see nagu mitte nüüd kontroll ja mitte see, et me kodus kirjutame etteütlusi läbi, vaid et lihtsalt, et võib-olla see, et kuidas sul täna koolis läks. Kas täna läks kõik ootuspäraselt, et ma nägin, sa eile õppisid kontrolltööks nii palju, et mis sa arvad, mis sisetunne sul on. Võt ma arvan, juba see loeb palju. Nii, aga seal, eks ju, heaoluga peres, mis oli mulle väga
nagu võib-olla uuringutest, ma ei ole mõtlenud selle peale, aga see on tegelikult elementaarne, vaadeldi ka õpilaste füüsilist aktiivsust ja toitumisharjumusi. Et kas süüakse regulaarselt ja ka, et mida üleüldse osades selles uuringus vaadeldi kokku 72 riiki. Ja selles suhtes OECD poolt läbi viidud, et need päris arenguriigid seal pigem olid ikkagi sellised vana Euroopa riigid ka, et selles suhtes oli hästi põnev, et sellega arvestatakse ka, et põhimõtteliselt seda kooli rõõmu ei kujunda mitte ainult see institutsioon, kus õpilased peaaegu suurem osa oma päevast veedavad septembrist juunini, vaid ka kooliväline tegevus ja just see keskkond, milles nad viibivad enne ja peale kooli. Nii et nagu meie, sinu ja minu käed kui õpetaja käed ei ulatu nagu väga kaugele tegelikult, et see on ainult üks väike aspekt. Aga mõne jaoks, ma arvan, on see ka väike aspekt ülioluline. Ei, kindlasti, ma üldse ei vaidle nagu vastu. Aga lihtsalt ma arvan, et see sõna koolirõõm jätab nagu väga vale mulje. Oled sa minuga nõus, et see peaks olema nagu midagi, mida kool tekitab. Vaata, inglise keeles on päris hea, et see well-being, hea olu, et see on palju parem natuke, sest koolirõõm, rõõmus, me mõtleme kohe, et nagu ülirõõmus, vaata, assimileerub meil sellega, aga see on pigem, mina võtaks seda, et kus ta ennast hästi tunneb. Maigi, oleme nõus, et sa tuleks alati parema meelega sinna, kus sa tead, et on rahulik, turvaline, mõnus olla. Mitte see, et sa lähed sisse, sul juba hirm on siuke, et see kaob, see kael kaob kahe õla vahel ära nagu, et kummalt poolt nüüd tuleb. Ei, muidugi. Aga õpetajana. Kas sa oled rõõmus ja tuled iga päev hea meelega tööle? Ma võiks öelda, et ikkagist jah. Väga tore. Või eks ikka, aga ma olen juba täiskasvanud inimene, ma tunnetan seda ju, et kui ma ka ei lähe hea meelega tööle, et siis see on mingi hetke asi, mis nagu muutub, millel on mingid teised faktorid, ongi, eile sõin halvasti ja magasin halvasti ja ongi, nii vähe on selleks vaja. Aga õpetajate seas on ka tegelikult läbi viidud uuringuid ja 2017 oli viimane ja mis oli hästi huvitav, mis seal nagu rolli mängis, et mille järgi nagu õpetaja koolirõõmu siis sai defineerida. Üks asi oli näiteks, et õpetajana töötatud aastad, seal koolis töötatud aastad, et need ka mängisid rolli, siis vanus, eelmise sügise keskmine netopalk. Muidugi, meie inimest motiveerib. Kas see uuring on nüüd Eesti oma või rahvusvaheline? Eesti oma on see. Väga põnev, jah. Siis mängisid rolli koostöö, siis ainekäsitlused, kooli innovaatilisus, ehk siis juhi innovaatilisus, siis üldse, kuidas nagu sinusse suhtutakse kui töölisesse, et ka sellised aspektid Need on väga palju väärtused ka ju. Jah, väärtused. Aga mina lisaks juurde see õpetamisvabadus. See teeb sind õnnelikuks, mõnda võib-olla ei tee see õnnelikuks. Miks? Kui ta on vaba tunnis käsitlema, kuidas nüüd öelda, ma ei tea, kas ma ei ütleks, et väljaspoolt riiklikku õppekava midagi, aga selles suhtes metoodikad. Metoodikad või et sa ei lähe ka õpikus nii nagu sisukord ette näeb, vaid sa võtadki, sa oled vaba oma tundi kujundama. Sa oled näiteks vaba, kui sa tahad seda keeleõpikut kasutada, sa kasutad seda, aga kui sa ei soovi. Kas on olemas sellist vormi, et kui ma... On koole, kus jälgitakse väga, mida ja kuidas tundi antakse. Ei see küll, et sa ei või seal mingit jama rääkida. Jama ei või, ei, ma mõtlen lihtsalt, kuidas seda, aga see on ju vabadus tegelikult. Ei see on, ma ei kujutaks teistmoodi ettegi.
mulle ka. See loominguline vabadus, püha Aga jumal, kujutad see ette- teeb mind õnnelikuks. Aga mina arvan, et Eestimaal on koole, kus on personal koolis, kes võtab e-kooli või stuudiumi tunnis sissekanded ette. Mis ei näita mitte midagi. Arvad? Jah. No, Ja ma võin sinna mida iganes kirjutada. võidki. Ma kirjutan sinna schnitzel jaakt ja, ja seda... Sa oled saanud seda sellepärast kirjutada, et sa õpetad väga vabas keskkonnas. jah. No nali naljaks, aga tegelikult õpetajate see rõõm või see koolirõõm, ma arvan, et on ka selline lainetav. Ja ma tean, et sa ütlesid mulle enne, kui me salvestama hakkasime, et 3 kuud vist on see rõõmu... Ja, see tuli Matilda töös välja, kus ta nagu refereerib ühte siis psühholoogi ja seal ta ütlebki, et see õnnetunne kestab 3 kuud, see on niisugune nagu intervall. Põhimõtteliselt, mis sa ette kujutad, mis võiks 3 kuu tagant teha, et oma heaolu alal hoida? Vaktsiinisüsti või? Selle vastu pole veel. Heaolu hormoone? Jaa. Ja kuidas saab? Lähed soojale maale? Noh, puhkad. Ma ei tea, võtad. Kuidas sa puhkad? Puhkad õpid Lülitad käes? välja ennast. Molutad. Ideaalne. Siis sa tõesti puhkad. See sõna on nii ilus. On küll. On. Ma loodan, et see tuleb järjest rohkem käiku. Molutamine. Molutamine, jah. Kusjuures see on üks minu selle aasta eesmärke, kuidas hoida koolirõõmu või õpetamisrõõmu. Ma defineerisin selle natuke teistmoodi, et kuulajad võivad ka meiega kaasa mõelda, et mis on nende need asjad, 2 asja, mida nad sel aastal siis proovivad teha. Minu üks asi on molutamine, aga ma panin natuke täpsemalt, et mitte nii laiali valguda. Ja ma kirjutasin selle niimoodi üles, et minul, Maigi Varuskil, hakkab olema selline asi sellest õppeaastast nagu pühapäev. Pühapäev. Ja see on selline päev, pühapäev, kutsun kõiki liituma. #pühapäev. Et ma ei tee sellel päeval kooli asju ja ma isegi ei mõtle kooli asju. Ma hoian sul silma peal ja hoian pöidlaid. Et palun, sa aitad mind. Ja, et see oli mu esimene asi. Ja teine asi, mis minu koolirõõmu sel aastal säilitab või proovib säilitada, on kvaliteet. Kvaliteet mille suhtes? Ma sean endal jälle mingeid reegleid. Aga ma jällegi, see on mul aastatega olnud, et ma tahan teha enda jaoks kvaliteeti. Aha, nüüd sain aru. Said aru, et ma ei anna enda nõudmistes endale alla. Okei. Väga tore. Mis sina teed? Vaat, see läheb sinu viimase punktiga täielikult võib-olla vastuollu, sest minul on esimene punkt, mis ma endal nagu mõtisklesin kodus, on see, et ma survestan ennast vähem. Aga jah, kvaliteet ei tohi kannatada, väga hea, et sa selle välja tõid, et see tuleb läbi sinu selle eesmärgi. Et põhimõtteliselt esimene eesmärk olekski ennast vähem nagu tulemus, vaata, mina olen siuke inimene, ma sean omale eesmärgi või mul on mingi visioon ja tahe ja siis ma nagu lasen nagu vedur sinnapoole. Ja aga selle tee peal ma vahepeal kaotan selle rõõmu, selle kooli rõõmu. Aga ei tohi ju. Siis tuleb vähem teha võib-olla. No aga on ju? Ei ongi, jah. Siis tuleb ballasti sealt vedurilt maha visata, et tuleb ennast vähem nõuda. Survestada, just nõuda. Ja teine punkt on mul see, et no vot ma nii pühapäeva ma vist, no ma proovisin seda juba eelmine aasta teha, aga selles suhtes, et mitte tööd koju kaasa võtta. Mis see tähendab, et mitte hindelisi töid lugeda ja ka mitte tunde ette valmistada. Ma hoian sul silma peal. Väga tubli, hoia ja. Selles suhtes ma võin olla 4:30 koolis tööl ja need ära teha. Mul tegelikult eelmine sügis kuni
kuni jaanuarini, eks ju, peale jõuluvaheaega see tegelikult väga hästi töötas. No pärast, me teame, mis juhtus, me olime distantsõppel ja siis kuidagi sulas kokku koduga jälle. Ja vot see on raske. See ei ole hea, just. Nii et eesmärgid on paigas tarkuse päeval. Ja hoiame enda kooli rõõmu ehk siis teisisõnu heaolu alal. Ja ma ei tea, armsad kuulajad, mis te endale eesmärgiks võtate?